Pidage! Hei, võta pea! Kohe sõidame. Kes tohib niiviisi autol ette karata, aga kui ma oleksin peale sõitnud? Huligaan! Luin, ükskord sa Või veel katsele, ma tõesti huligaan! Anname ta kuradi miilitsa kätte. Teed kaod. Noh! Mis sa jälutad töö ajal? Kuradi tüü! Kuulge, neiu! Ma otsin siin ühte tüdrukut, ta peab siin tööl olema. Meil on siin tööl võib-olla 1000 tüdrukut. Kuidas ta nimi on? Lissi. Aga perekonna nimi? Kus ta töötab? Ei tea. Aga midagi ta ju ometi oskab. Tantsib hästi. Niisuguseid on siin palju. Keda te Normes otsite? Ühte tüdrukut. Ma arvasin, et tulite meile tööle. Kui tüdruku üles leian, siis ehk hakkan tööle ka. No sarnasel juhul lähme kaadritesse, sealt ehk leiame ka tüdruku üles. Mida te teha oskate? Mida ma oskan? Haakijaks olin traktori taga. Kolhoosist. Künnist meil siin muidugi pole. Viimati olin laadija. Kus? Olin kusagil. Laadijaid meil jätkub. Kui teil eriala ei ole, võtame esialgu abitööliseks. Kas seega midagi teenib? Midagi ikka. Saate kummikud. Ja kui vaja, 100 rubla avanssi ka. Kirjutage alla. Aga see tüdruk, kellest ma rääkisin, Lissi. Paar päeva tagasi ma nägin teda Kohtla-Järvel. Ütles, et töötab siin. Olevat eeslindlane. Lissi Roone, sündinud 1940. aastal. Tema. Kuulen. No, leidsite oma tüdruku? Tähendab, võitegi alla kirjutada. Hästi. Kus ta töötab? Mitte kusagil. Ta jooksis läinud talvel töölt ära. No, kas mõtlesite ümber?
kirjutage alla, et olete avansi kätte saanud. Palun. No Normes, asjad korras. Kuhu teid siis elama määrati, näidake. Ahah, uuendasse. See on hea ühiselamu. Satute tublide poistega kokku. Oot. Hei, pea kinni! Kuule, tütarlaps, vii kohale. Palun väga, istuge peale. Näed, kui toreda poisi ma sulle teekaaslaseks annan. Oho. Viska ta kuuendasse. Astu sisse, noormees. Ma löön need plaadid ühel päeval kõik puruks, uskuge mind. Just alati siis, kui mul on eksamitega raskusi, kräänutate seda pilli. Andrei, ega sul seal midagi ei kõrbe? Minul, mis sa nüüd? Andrei, kas varsti saab süüa? Ja, varsti. Suur tänu sõidu eest. Võtke heaks. Väga maitsev. Eks ole, kui niisugust toitu saaks iga päev, siis võiks kõhtu kasvatada. Meie uus toakaaslane või? Jah. Suurepärane. Tere tulemast. Seal ongi vaba voodi. Tunnete üksteist? Tosama ongi see oligaan, kellest ma enne rääkisin. Kus teil siin komandant on? Kõrval majas. No, saime alles toakaaslase. Minu arvates on ta tore poiss. Mulle ta meeldib. Elame näeme. Noh, teil noormees vedas. Uues on meil kõige lõbusam ühiselamu. Ja siin on ka tublid poisid koos. Kindlasti saate sõpradeks. Jah. Mis? Seda arvan minagi. Jaa, vedas ikka küll. Võtke siis uus seltsimees ka oma rühma vastu. Kas olete kuulnud sellest uuest rahvamalevast, kes korda peab ja sulidega võitleb? Siin on ka kõik malevamehed koos. Mina passin siis ju väga hästi nende alalise valve alla. Kuidas valve alla? Mees tegi vist enda arvates nalja. Pole midagi. Kuidas ta nimi on? Ei tea, hakkas mulle täna järele jooksma. No, mis sa urisid? Vaata, kui panen sulle nimeks Urri.
2 üürilist kohe korraga. Õnnitlen. Istuda sööma. Aitäh. Kas kauplus on siit kaugel? Siinsamas lähedal. Ümber nurga. aitäh. Nägemiseni. Nägemiseni. Mida teile palun? Karkilu. Tüdrukud, kui peate sünnipäeva või pulmi, siis kutsuge mind, mustlast. Tulen pilli ja lauluga, toon õnne kaasa. Я пашкица гявешеса, трноролича вородромореса. Те нашас, ех, чай мири, драда темни Николи, темно ракори. Mis keeles sa laulad? Mustlaskeeles. Miks sa mustlane tööd ei tee? Olen vaba kunstnik. See on ka töö. Karpkilu ja pakk juustu palun. Kuulge, kaaluge mulle see vorst ära. Nüüd te järjekordses ei Hea saa küll, hea küll. Mis see on? Ole Käigu teie korralikumalt. Johoh. Mis te teete? Tõukate. Kas te kaotasite midagi? 100 rublat. Mis tal viga on? Mis see teie asi on? Halvast tujust. Ta kaotas kaupluses raha ära. 100 rubla. Olgu pealegi näljas parast alla. Mehel ei ole vist kopikat kinge taga. Andrei, buss! Meil ühiselamus on selline komme, et kui tuleb uus tööline, siis tuuakse talle soolaleiba. Nii et ärge pange pahaks ja laske hea maitsta.
tean, te otsite üht tütarlast. Jah, Teda ei ole siin. ta on siin. Ma ütlesin, teil ei ole. On küll. Meil ei ole siin ühtegi Lissit. Tema nimi ei olegi Lissi. Mis ta nimi siis on? Ei tea. Ah, ei tea. Seelikukit. Oleme niisuguseid näinud. Lähete vastu siit minema. Palun andke need talle edasi. Need on Anne-Mai nõud. Ah, tema nimi on Anne-Mai. Nii. Jaak! Mis see on? 50 rubla. Palgapäeval maksad ära. Las käia! Hei! Tulge aidake! Sa klunn lakud selle pori veel keelega mu riietel. rubla. Aitäh. Lund. 490 rubla. Ja Kriit. 192 rubla, miinus avanss 100 rubla. Saate 92 rubla, kirjutage alla. Kui palju? 92 rubla. Kuulge, ma olen 2 nädalat tööd teinud. Saate 8 päeva eest maikuus. Teil on 3. kategooria. Ülejäänud päevad lähevad järgmisse palka. Mul on täna kogu raha vaja. Kord on kõigile üks. Kirjutate alla. Ole meheks, et välja aitasid. Nägemist. Palju annad? Mina kelladega ei kaubitse. Kui te noormees tahate kella müüa, astuge hommikul ostupuudist läbi, see asub kõrvalmajas. Mida ma tohin teile tuua? Valget ja paar võileiba. Hea küll, Jaak.
Lissi, Minä? sinä siin. Ja minä otsisin sind Kressilt. Ja otsisid mind. Ega sa ei ole pahane, et ma sulle valetasin. Ja sa hakkasidki seal tööle, nagu lubasid. Mõistan. 1 minut. Kohe. Terviseks. Andrei, ole täitsa vii mu tööriided lattu tagasi. Osta selle raha eest koerale midagi odavamat. Siis ta saab kauem läbi. Hüvasti, Jaak. Kuidas te poisid lasete Jaagul nii minna? Meie tüdrukud poleks jätnud vahele segamata. Tagantjärele oleme kõik targad. Ei. Soovid veel midagi? Istu, ma varsti lõpetan. Istu, joo, Jaak. Teenid vist tõesti hästi seal kõrtsis. Kressil sa niisugust raha poleks näinud. No saa aru. Eriala mul polnud. Töö oli väga raske. Ja kogu see elu seal oli mu meelest kuidagi sisutu. Tähendab, kõrtsis leidsid sisuka elu. Sa teed mulle etteheiteid. Ometi jooksid sinagi sealt ära. Miks? Teenisid vähe. No hea küll, unustame kõik halva. Ja miks sa mulle meeldid? Võib-olla sellepärast, et sa erined teistest. Valetad. Ei valeta, tõtt räägin. Tean su tõtt. Sa oled hea poiss, Jaak. Ah, jäta. Kas sa ei olegi rõõmus, et me oleme jälle koos? Ei ole vaja. Ei. No, ma hakkan minema. Kuhu? Kus sa ööbid? Küll leian koha. Ei lase! Ikkagi lähen. Mine pealegi. Joon kohvi ära ja lähen. Ei, mine kohe! Küll jõuan. Milleks see? Tasa. Miks? Lissi, tee lahti. Ma tean, et sa kodus oled. Tee lahti. See olen ju mina, Artur. Tee lahti. Mis sa vigurdad? Ma nägin küll, kui sa tule ära kustutasid. Tere, linnukene! Anna suitsu. Üks meist on siin ülearune. Mina vist. On oit!
Mina olen kalur Artur Grant. Lissi on samast külast pärit, kust minagi. Ta on minu tüdruk, said aru? Nii-öelda pruut. Aga kes sina oled? Kes sa oled, ha? Mine ära, kuulsid? Kes peab ära minema? Mina? Ja ära siia enam kunagi tule. Näed, mustlane, mõni teine minu asemel oleks praegu märatsema hakanud. Õpi, Roman, kuidas peab elama. Mina püüan kala. Aga mida sina teed? Püüa tüdrukuid. Katsu, et siit kaod. Räägin heaga. Ja kakoляме за тулейду, дрома пунтенеса ело, и зордрова статера мерла, и ту барвало чороро, и зордрова статера мерла, и ту чороро барвало. Чамун депен захачияти робаре, я газа. Полсо йоровския, дикхела шлебнаса, мроїло їх діно манхохав, надарав мені сон. Як хахода мезе тулейту, дрома пунтенена його, і зордрова стати ремерла, і ту порвало чороро, і зордрова стати ремерла, і ту порвало чороро. Hästi laulad, mustlane. Mäletad, kus ma sind esimest korda nägin? Mäletan, see oli poes. Sul varastati 100 rubla. Aga kus sa tead, et mul just varastati? Roman on vana varas. Ühed varastavad raha, teised tüdrukuid. Kao siit minema! Aitab nüüd. Minge siit. Lähen siis, kui tahan. Öeldi siis mine. Ja sina et siia? Lähen ka ära. Lähme, Roman. Ei lase. Lase. Ei. Ma tean, et teil tuleb kaklus. Tuleb. Alaks meid kangelane! Poed seeliku taha, aga tüdruk jäta rahule. Muidu löö su kuradi maha. Ma ütlen sulle lase. Sa tahad tingimata miilitsasse sattuda. Kodanik, ma olen rahvamaleva patrull. Las ma vaatan. Kas hoiame veel kaua seda voodit koera jaoks? Terve nädal aega seisab voodi ilma aigu tühi. Seda voodit ärge andke kellelegi. Ärge sellega nii väga kiirustada. Seda poissi te enam ei näe. Kui ta linna jäi, kohtame teda kindlasti klubis. Tere, Jaak. Tere. Koer niuksub ikka sinu järele. Kas Andrei viis mu tööriided lattu ära? Ei viinud. Kuidas sul läheb? Vist hästi. Väga hästi. Miks sa tööle tagasi ei tule? Oma asi. See on jah, meie oma asi. No mis sa tühja
tühjade peale vihastad? Nemad ei pea sind ju inimeseks. Ma ütlesin sulle, et jäta mu tüdruk rahule. Aga mina pole millised süüdi. Mina ei ole. Aga kuhu siis Riit kadus? Kahju jah, et teda kätte ei saadud. Kuulsid? Kas sul öömaja on? Kuulge teil seal, tere hommikust, ega me ei sega teid. Sinust saaks täitsa hea poksija. Jaa. Tüdruk on üks silmapill. Mis asja? Lubage, ma saadan. Jätke järele! Aga miks? Ma kutsun miilitsa. Mis pärast, tüdruk? No, tüdruk. Oodake! Häbinigi päevavargad. See on kõik. Ma tulen sulle kohe appi. Hästi. Jaa, Krii! Poisid ühiselamust ootavad teid tagasi. Miks te ei tule sinna? Kuulete, seltsimees Riit? Mis seltsimees ma teile olen? Teiesugused ei pea ju mind inimeseks. Ärge kartke, ega ma ennast teile saatjaks ei paku. Ei paku. Väga kahju. Need pakid on minu jaoks liiga raske. Kui just palute, siis... Jaa, ma palun. Ma olen valmis. Aitäh! Mulle tuli siin töökaaslane abiks. Tere, Jaak! Kust sa selle vägeva totsi välja koorisid, ah? Kuule, kas tema on su näone katki kraapinud, ah? Võta õhtul kaasa, tule tantsima.
küll me neid loenguid siin kuulamas käime? Selleks, et õhtul huligaanidega kakkelda? Tänan väga. Õigus, pole neid vaja kakkelda. See pole kommunistliku noorte asi. Soo! Tähendab, tahate, et paar huligaani võtaksid peoõhtutel jämedad sooma kätte, jah? Ei lähe läbi. Sul, Viktor, oli eile muidugi tore treening, aga mina korjasin ainult muhke. Miks me võtsime kohustuse anda pühadeks voolu? Ei, sõbrad, minu jaoks on kõige peamine meie ehituskress. See ei ole peamine, vaid see on lihtsalt meie kohus, meie töö. Tähendab, teie jaoks pole peamist olemaski. Kuidas nii? Minu arvates on elus peamine teha alati veidi rohkem kui kohustuslik. Aga see on igale kommunistlikule noorele peamine. Ohoo, Jaak Riit on meile külla tulnud. Näed, kes selle maruundi oskas puuri tuua. Soovin õnne, Anne-Mai, täitsid ülesande suurepäraselt. Sellepärast lubasitegi mind endaga kaasa tulla. Mis sa siis arvasid, et ta armus sinusse või? Vaat, kus kavaler. Kus kohas sa ta kätte said, Anne-Mai? Ta nägi mu pakke. Need olid rasked ja ta pakkus mulle oma abi. Ah, nii. Ei oleks seda temast nagu uskunudki. Laske heaga läbi. Jääge siia. Istuge palun. Mis asja te minust tahate? Võib-olla tahate mind eile õhtuse pärast miilitsa kätte anda. Mina seal ei alustanud. Miilitsa kätte jõuab alati anda. Istu. Eile õhtuse abi eest sulle suur aitäh. Ja ka Rauli päästsid sa viimasel minutil hirmsast kereda eest. Oi, rängalt on sind pekstud, vennike. Kui sind oleks niiviisi pekstud, sina oleksid juba surnud. Ohtlik tüüp. Olen jah. Olen ka edaspidi niisuke, nagu ise tahan. See pole kellegi asi. Proovi, kui mind mõni nalk siin tõmbama hakata. Sa vali sõnu mees muidu. Mis muidu? Olge minuga õrnad ja viisakad. Muidu löön teil kõigil korda mööda näod üles. Käi minema. Käi minema. Sinu vastu ollakse inimene, aga sina lasi jalga. Kus te pärit olete? Pole tähtis. Te olete Pärnu lähedal kolhoosist. Kas vanemad olid kolhoosnikud? Ainult tema. Ah jaa, õige. Emal üksi tuli teid kasvatada. Kus te töötasite enne Kressile tulekut? Metsapunktis. Miks te sealt ära tulite? Miks? Seepärast, et mul juhtus seal jõuades peaga väike pahandus ja ma pidin ajama panema. Olete miilitsa poolt tagaotsitav? Vist küll. Lõite mehe kaikaga maha ja pugesite siia varju. Oli nii? Kust teie seda teate? Pole tähtis. Oli nii? Nad tuli mulle kambaga kallale ja peksid kaigastega. Ma siis rebisin ühelt kaika ja verutasin vastu. Kas te teate, mis karistus meil Roimarit ootab? Teie õnn, et selle mehe pealuu oli nii kõva. Kas ta elab? Arvate, et oleksite muidu veel vabaduses? Aga mis oli tüli põhjuseks? Nad sõimusid teda huligaaniks. Muidugi on halb, kui sind huligaaniks nimetatakse. Aga mis sa arvad, kas neil selleks põhjust oli? Oli või ei olnud, aga ma ei alustanud siis ega ka eile kaklust. Mind löödi ja mina olin vastu. Ja kas kavatsete eluaeg ikka vastu anda? Vabandage, aga te ju töötasite ometi meil Kressil. Miks te ära läksite?
liiga palju sain palka. Asjata räägite nii. Talvel te oleksite alles näinud, kui raske neil oli, kel polnud eriala ja kui vähe nad teenisid. Aga ainult mõni üksik, väga kõlbmatu jooksis minema. Aga see lakutud juustega on vist värske mees. Raul oli Kressil üks esimesi. Ta on siin 10 vatti saanud. Teate mis? Mina teeksin niisuguse ettepaneku. Võtta Jaak Riit seltsimeheliku hoolduse alla. Annab au sõna, et tuleb õhtul ühiselamusse ja hommikul endisele tööle asub. Aga praegu laseme ta ausõna vastu minema. Proovime. Nõus. Väga õige. Hästi, nii teemegi. Jaa, vaata. Huvitav oleks kuulda, mida selle üliõilsa ettepaneku kohta arvab seltsimees Miilitsa üle. Mina olen karmi seaduse poolel. Aga minu arvates on ettepanek õige. Roman. Tervist. Mida sina siin teed? Ootan. Sõpra. Jaak Riita. Aga tööle pole sa ikka veel hakanud. Saadan linnast välja, kui tööle ei hakka. Ja saadan kaugele. No? Annan ausõna. Tubli. Võib-olla tuleb meiega kaasa. Mind väljas oodatakse. Hea küll, mine pealegi. Uskuge mind, makaarenkod. Ükskord peksate ta ise minema. Näed ise, et ei peksa. Sinu asemel lööks ma ta otse kohe minema. Millele sa vihjad? Kõik peale sinu näevad, et Jaak temaga. On sinus aga kurjust. Viktor, sa ju tead, et oled mulle kõik. Ometi, ausõna vastu vabastati. Küll sa puhusid neile osavalt. Ja nüüd pole muud kui selle linna tolm jalgadelt. Kas kaome tänase diisliga? Või paneme hiirbussiga minema? Ei tea. Nüüd ei jää midagi muud kui jalga lasta. Ma andsin neile siiski ausõna. Mis? Sa tahad tõesti homme tagasi tööle minna? Nad olid täna kõik minu poolt, isegi Miilitsa üle. Ma ei teadnudki, et mul selline sõna on, mida isegi seadus usaldab. Naljakas, eks? Väga, väga. Ma pean sinust lugu, Jaak. Väga pean lugu. Ees on ju kogu maailm lahti. Sõidame. Eks ole Annemai ilus nimi. Tead, mis, Roman? Proovime kahekesi. Tule täna õhtul minuga ühiselamusse ja homme hommikul Kressile. Proovime kas või paar päeva ja kui tõesti ei istu, lähme minema. Kui sa siia jääda ei taha, siis sõida üksi. Sõidan. Sõidangi. Hüvasti. Roman! Oota! Saate seda Jaaku näha nagu oma kõrvu. Aga küll näete, ta tuleb kindlasti siia tagasi. Ja milleks kuradi pärast meil teda vaja on? Ehitusel on iga inimest vaja. Jagustame hea spetsi. Ära unusta, Raul, et esimese voolu lubasime anda juba oktoobri pühadeks. Anname ka ilma selle huligaanita. Mis sinu siis hakkas? Urri! Jah! Poisid! Tulidki mis? Urri, kus? Tule istu. Istu sinna. No, mustlane, tulid meie juurde tööle või? Kurat seda teab. Minu esivanem on hobuseid vahetanud, varastanud, kaarte pannud. Ja nüüd mina päris harilikule tööle.
häbi. Imelik tõesti, et sa nüüd tahad tööle hakata. Ma ei taha. Ausõna ma tõesti ei taha. Aga Jaak on mu sõber. Ja mustlane ei saa üksi olla, kas te ometi taipate? Taipan. Hobuseid varastada ja vahetada praegu ei tasu. Aga tööd õppida tasub. Võib-olla tasub. Ei tea. Mustlane usub seda, mida ta näeb. Mustlane, kas sa tõesti oskad ette kulutada? Anna käsi, ilus neiu. Pane siia õnneraha. Sa häbematu! Käib sul ka ilma rahata. Kuidas su nimi on? Mis mu nimi siia puutub? Ettekulutaja peab teadma. Külliki. Külliki? Ilus nimi. Külliki. Noh. Tasa. Ära sega mustlast ennustamas. Jah, Külliki, sinu teele tuleb suur, päris tõeline armastus. See tabab sind nagu pikne. Näen sind ööajal. Sinu kõrval paadis on Kalli ja tema pea on sinu põlvedel. Kes see niisugune peaks olema? Mustaverd noormes, minu kasvu, mustade läikivate juustega. Ja spordisärgis? Täpselt. Sa rebane! Minule meeldivad ilusad tüdrukud. Väga. Minu nõrkus. Nii et ruudmees sinust ei saa? Kuidas ei saa? Pea meeles. Kui mustlane vihkab, siis vihkab ta hauani. Kui ta on sõber, siis surmani. Kui mustlane armastab, siis igavesti. Kuidas saab armastada igavesti? Tahad, ma õpetan sind, jah? Kas sa endale ette kuulutada ka oskad? Siis kuulutan mina sulle ette. Vihm on üle läinud. Võta labidas ja hakka betooni laiali loopima. Raul, võta mulle pudel limonaadi. Kas tulevik paistab väga tume? Sa polegi nii laisk, kui ma arvasin. Mootor ei vea. Võib-olla on viga toitepumbas. Eest ära toitepump, see pole traktor, vaid veoauto. Palju tänu, Raul. Võta heaks. Kuidas sa selle pumba peale tuli? Kas sa traktorit tunned? S80 tunnen. Aitasin vaid traktoristi. Kuule, tahad teesust buldooseri juhi? Mulle ongi asendajat vaja. Asendaja? Mis sa lähed teisele tööle või? Mul on varsti uus eriala käes. Milleks? Buldooseri juhid teenivad ju hästi. See kas rahast pole asi, kulla sõber. Hea küll, õhtul tule minu juurest läbi, siis vaata, mida sa oskad. Saame kolleegideks. Kuhu ma teile siia voodi panen? Näete, isegi kõik kohad on täis.
Pealegi olete määratud elama mitte siia 6., vaid 3. ühiselamusse. Kas näete? Vaadake, kui ilus tuba seal on ja pealegi tühi. See on pesuruum, inimene. Ja mis siis? Minge aga minge oma 3. Minge. Kuidas sul ametiõppimine läheb? Kehvasti. Valetab. Mul läks algul palju kehvemini. Küll me 6 aja pärast näeme. Mulle räägiti, et sa mees olevat kardetav varas. Võib-olla on see laim. Kuid võta teatavaks. Me ei ole kunagi midagi üksteise eest lukustanud. Ega lukusta ka nüüd. Selge. Kuhu sa ruttad? Kuidas on lood tulise teega, poisid, ah? Aga muidugi, joome. Mustlane. Kööki ja tee keema. Mina? Jaa, kähku. Just nii. Keeta teed. Tüdrukud, kas pühapäeval ujuma läheme? Muidugi läheme. Kuidas ma tahaksin paadiga sõita. Vesi on ilma paaditagi märg, tüdrukud. Sa võiksid parem midagi välja mõtelda. Jaak! Kuule, Jaak! Meil on teist buldooserit mujale tarvis. Kas sa tuleksid siin üksi toime? Muidugi tulen. Tubli! Kahtlane. Seltsimees Ülem, kuidas me võime pühadeks anda esimest voolu, kui meist igaüks ei tööta täiest jõust? No olgu, las proovib. Noh, liputa saba, vanapoiss. Nüüd alles hakkame ränka raha teenima. Milleks nii palju? Ostan mootorpaadi. Lähme. Ma tahaksin arvet avada. Täitke need ära.
rahast ilma jääda. Pane rahakott ära. Oled sa hull? Miks sa raha ära annad? Viktor ostis mootorpaadi. Ka mina kavatsen midagi. Anne-Mai, kas sulle meeldib selline moodne mööbel kõrgetel jalgadel? Meeldib. Kas tahad endale mööblit osta? On näha, et sul on suured plaanid. Tahad, ma osaldan sulle midagi? Aga ainult kõrva sisse. Panid end kirja. Tähendab, tahad õppima hakata. Tore. Tead, kuidas sa välja näed? Nagu armunud. Mis juttu sa ajad? Ja. Jaak, kas sa buldooseri sidurit oled vaadanud? Mis asja? Ma küsin, kas sidurit oled vaadanud? Käib küll. Rabame veel 2-3 päeva, on esikoht koos preemiaga meie. Anne-Mai. Kontrolli siiski. Hei, kas kaua seisame siin? Vahetus lõpeb. Sind hoiatati, aga sa ajasid raha taga. Ja lõuad. Mis sind küll meie ehitusele meelitas? Kao siit ennem, kui pole hilja. Noh. Sina mind siit ehituselt minema ei aja. See pole ainult sinu ehitus. Ise kõrvaldan selle neetud avarii, rajus endale pea luusse. Tahad abi järele sõita? Istu peale. Saan ise hakkama. Üksinda sa hakkama ei saa. Vabandage, öelge palun, kus siin elab Jaak Riit? Seal, vastas, kui ta pole veel töölt koju tulnud. Tänan. Aidake!
mis Spetsal kuuleb? buldooser seisab tammil. hästi, homme hommikul saadan sinna traktori. Buldooser vajub. Aidake! Appi! Appi! Pane seisma! Anna kiiresti oma masinat. Inimene on buldooseri all. Kes? Jaak Riik. See huligaan. Buldooser vajutab ta laiaks. Сотука дивесна родила Янела. Янела й обтука й рада, Янела й рада. Tere õhtust! Tere! И конта гили забагала, и конту облела радаса. Il тука на нені колібах просвето, напатява на тме, напатява. Tahad ehk veel ühe mütsi mu näo peal katki tõmmata? Aitäh, Raul. Sõidame. Viimaks ometi. Mispärast nii hilja? Oli väike seekel. Kellega? Jaaguga. Jaaguga? No räägi siis ometi. Jaak, miks sa ei anna endast elumärki? Ma tahan sinuga rääkida. Aga mina täna ei taha. Riidle minuga nüüd, Anne-Mai. Riidle kõvasti, olen selle ära teeninud. Pole midagi, mine nüüd duši alla. Pühapäeval läheme kõik koos Viktori uue paadiga sõitma. Kas sa võtad? Muidugi võtame. Ma kohe tulen.
nii hirmus kaua pole sind näinud. Tere! Sa oled mind täiesti unustanud. Aga mina alles täna mõtlesin sinule. Nii hirmsasti tahaks minna mootorpaadiga pühapäeval sõitma. No võta mind kaasa. Ei. Kahju. Oleksime kogu pühapäeva olnud kahekesi. Ainult sina ja mina. Aga miks tema sind sõitma ei vii? No mina ei käi temaga. Valetad? Ausõna. Nojah, tema ei saa ju kuskilt paati. No muidugi, kes talle annaks. Aga sinul ei keela ju keegi. Arvad, et mitte keegi? Ma ei arva, vaid tean, rumal poiss. Vii mind restorani. Te teate üldse, kus me praegu asume ja mis siin enne oli? Kus me asume, mis siin oli? Siin all oli maantee. Näete maantee äärsete pajude ladvat? Kogu see meri on meie oma kätega tehtud. Oota, kapten, teeme siin peatuse. Viktor, siin nende pajude all oli üks pink, mille peal istusid armunud. Tõesti. Lissi, näe kui ilus liivarand. Tore koht. Pea kinni! Uju ja päevita, ma tulen varsti tagasi. Lissi! Tulevikus sõidan siia juba oma isikliku mootorpaadiga. Avinolke püüdma. Ja pojad võtan ühes. Kõik 3. Või isegi 4. Vaata, millest vendunud vanapoiss unistab. Jaa, naera. Minu unistused täituvad alati ja Viktori omad ka. Missugused unistused? Homme lähme üle uuele tööle. Miks? Tahame töötada kommunistlikult. Õppisime juurde veel ühe eriala. Mis eriala? Monteere oma. Hakkame töötama kõrgustes. Seal saab peapöörituse. Vaata, et sa sealt alla ei praatsata. Kuule, Anne-Mai, kas sa tuled mulle naiseks? Viktor oled nagu näha maha jätnud, nüüd ajad Jaagul peatsegi, aga kõige väärtuslikuma poisi oled 2 silma vahele jätnud. Mina jään vist vana tüdruk. Tere, Jaak. Tere. Lähme sõidame, räägime natuke. Nii mõnus praegu päevitada, et kuidagi ei tahaks. No päevita siis pealegi, kallis. Ega mul midagi tähtsat polnudki. Hea küll, mind oodatakse. Nägemiseni. Jaak, kas sa ei tuleks, aitaks mind natuke? Mis nalja sa teed? Istu, muidu kukud. Huvitav, kus ma teda näinud olen? Väga tuttav nägu. Sa armastad teda? No muidugi. Tema on ju Kressi ehitaja, eesrindlik tööline. Aga mina olen ju kõrtsis ettekandja. Sul on uus romaan, aga mina ootasin sind. Ma ei ole sulle midagi lubanud, Lissi. Lubasid või ei? Aga sina oled mulle kõik.
mis ma küll olen ilma sinuta mitte midagi. Hea küll, ma olen halb, aga sina, kuidas sina minuga käitusid? Oi, miks ma sulle seda kõike räägin? See olin ju mina, kes sind tookord kutsus. Noh, sul on muidugi hea meel, et võistleja viidi ära. Tead, Viktor, ma annan sulle head nõu. Abielu kiiresti Anne Maiga. Muidu on võtan ta ise su nina eest ära. Hüvasti. Pidage! Nüüd meenus mulle, kus ma teid näinud olen. Eks kusagil kõrtsis. Lollus! Te töötasite ju meie juures ehitusel. Õigus! Armas tütarlaps, me oleme isegi koos meie peol tantsinud. Mäletate? Jääge siia! Oota, ma kohe tulen. Viktor! Aitäh! Oo, Jaak. Noh, kuidas meie pool on? Võimas. Tead, isegi Anne-Mai oli siin. Jah, teda ongi mul vaja. Ta läks vist juba ära. Viktor! Nagu näha, on sul päris hea tuju. Tahad teada, miks? Muidugi. Siis tule pärast tööd minuga kaasa. Näitan midagi. Mis see on? See on köök. Ja siin on vannituba. Aga see on minu elutuba. Siia panen laua ja tugitooli. Siia diivani. Tore, mis? Ettevaatust! Rõdul ei ole veel kaitsevõret. Kuule, kuidas sulle järsku selline korter anti? Juba ammu lubati. Hea töö eest. Nüüd võin naisemeheks hakata. Mis? Sa abiellud? Varsti. Osta kingitus valmis. Oi pagan, jäängi hiljaks. Tahtsin veel mööblit tellida. Oota. Kui mina ka väga hästi töötaksin, saaksin endale ka sellise korteri. Kindlasti saaksid. No ma jooksen nüüd. Viktor. Viktor! Kellega sa abiellud? Mis? Ei kuule!
põhimõttele on rajatud pinge muutumine kõigis transformaatorites. Jõu, keevitus ja kõik teised transformaatorid on ehitatud samal põhimõttel. Seltsimees Riit, palun jutustage, mida te sellest teate. Ma palusin teid, seltsimees Riit. Ei, see ei ole Annem. Mida te ütlesite? Ma... Vabandage. Peate olema tähelepanelikum. Istuge. Anne-Mai. Anne-Mai. Roman. Kuule, Roman. Mis on lahti? Tõuse üles. Mis juhtus? Romi, mind löödi täna. Löödi väga kõvasti. Ma jäin üksi. Me läheme siit kohe minema. Kuhu? Ükspuha. Kuhugi mujale. Mõnele teisele ehitusele. Ainult ära. Võib-olla enne lõpetame siin. Ja mis ütleb Külliki? Siis ma alles saan ta käest. Mine magama. Homme on tööpäev. Noormees, kas mitte meie juurde? Palun väga. Tere, Jaak! Tere! Viiskaks kärakas. Ammu pole sind enam näha olnud. Jaak, kallis, ma nii ootasin sind. Kas on midagi halba juhtunud? Halba? Ei. Kõik on hästi. Väga hästi. Ettekandja. Oled sa kunagi elus rängalt pettunud? Ütle, Lissi. Tema ei tahtnud sind. Oli ta tõesti nii südametu? Homme sõidan siit minema. Sõidad ära. Jaak, kallis, võta mind kaasa. Võta, ma olen kõigega rahul, kas või vee ja leivaga, et ainult sinuga olla. Sa oled hea tüdruk, Lissi. Mu onu elab Kohtla-Järvel. Tema juures saame alguses peatuda. Eks ju, Jaak? Ettekandja! Oota, ma tulen kohe. Mis seal on? Sina, Viktor? Jaa. Mis on juhtunud? On sul midagi tarvis? Anne-Mai. Ära naera mind. Ütle, Anne-Mai, kas sina kogu selle suve jooksul tõesti ei aimanud, et mina sind armastan? Sina mind. Seda polnud ju üldse märgata. Pealegi on sul ju see ilus tõmmu neiu. Sa teed vist nalja. Jah. Ma tegin tõesti nalja. Ja tööd. Oota, tule lähemale.
sa oled joonud? Natukene. Miks? Miks? Millest taolistel puhkudel ikka juuakse? Rõõmust. Rõõmust. Teie mõlema õnneks. Tead, Jaak, kord suvel ma uskusin peaaegu, et olin sinusse natukene armunud. Eks ole naljakas? Ma lähen. Ära pahanda, et ma suunad segasin. Mine ka magama, Jaak. Viktor! Sa ütlesid, et sõidad siit minema. Ka mina lähen ära. Lähme koos, eks? Tere, vanapoiss! Tere, Jaak! Ma olen sinu ees neetult palju süüdi. Ma ei suuda seda sulle kunagi tasuda. Ma ei sõida sinuga siit kuhugi. Hüvasti, Lissi. Jaak! Luba vähemalt, et kirjutad mulle, kui ma sulle oma aadressi saadan. Lubad. Las see arm meenutab mind. Kui sa otsustad, et sa mulle vastad, viipa korrakski käega, et ma teaksin. Muidu ma sulle ei kirjuta. Nägemiseni! Tere, iludus! Õhtul lähme restorani. Lõbutsime koos! Kuhu siis sina niimoodi riides? Kavatsed töölt lahkuda või? Kuhugi ma ei lähe siit. Kes siis sinu pulmast tantsib, kui mitte mina? Kas varsti sõidame või?